Ma ei räägi serveri parkidest. Minu soov on teile Estonian Celli kui ühe ettevõtte näitel rääkida sellest, kuidas energiapoliitika mõjutab tööstusinvesteeringute käekäiku ja investeerimisotsuseid ja panna lugupeetud Riigikogu liikmeid mõtlema sellele, et kas ühe või esimese sammuna võiks olla mõistlik näiteks elektriaktsiisile maksulae kehtestamine. Ja miks see teema on oluline, on see, et Eesti valikud, et kui me selle puidu, mida me meie tehases töötleme, ekspordiksime, oleks Eesti ekspordikäive 13 miljonit eurot. Kui me lisame selle töötlemise kaudu väärtust, kasutades kodumaist toorainet valdavalt, on ekspordikäive Eestile 67 miljonit eurot ehk üle 5 korra rohkem. Lisandväärtuse loomisega kaasneb vaieldamatult ka tööhõive kasv. Ja siinkohal ei saa märkimata jätta, et meie tehase näitel, kui me võtame müügikäibel põhineva tööviljakuse, siis tööviljakus ühe töötaja kohta on 709 000 eurot aastas. Ei saa üle ega mööda elektri teemast, sest töötlemine on elektrimahukas ja meie näitel ühe kuu elektriarve on 1,2 miljonit eurot kuus. Seda vaatamata sellele, et tegemist on väga uue, parima kaasaegse tehnoloogiaga, sellepärast et see tehas on tühjale platsile kaasaegse tehnoloogiaga rajatud alles 2006. aastal. Selle tehase müügi ja tootmismahud on kasvanud iga-aastaselt. Me suudame müüa iga tonni toodangut, mis me toodame, ja tegelikult ekspordinõudlus meie toote järgi on 25% suurem, kui on meie tänased tootmisvõimsused. Miks me neid võimsusi ei kasvata? On see, et selle tehase finantspilt ei ole sugugi roosiline, et vaatamata kasvavatele müügikäivetele kasvab iga-aastaselt mitte kasum selles tehases, vaid kahjum. Eelmisel aastal lisandus 3 miljonit eurot täiendavat kahjumit. Mis selle kahjumi põhjustab, on see, et tehase käigusoleku perioodil on elektritariifid Eestis kokku kasvanud enam kui 2,5 korda. Milline on see pilt rahvusvahelises konkurentsis? Et see ei ole ainult meie probleem, see on tööstussektori üleüldine probleem. Et siin on toodud ühe sõltumatu audiitorfirma hinnang, et kus suurtööstuse tarbimise kohta te näete, et selles riikide valikus on Eesti tariifi kõrguselt 5. kohal. Vaadates sisse sellesse tariifistruktuuri, siis me näeme, et Eestis ületavad tööstuse energiatariifid arenenud riikide tariife, kes on toodud siin võrdluseks kõikides kategooriates. Eestisse rajatud suurtööstusettevõte maksab miljoneid eurosid aastas rohkem, kui ta maksaks Rootsis, Austrias või Soomes. Rootsiga võrreldes on tariifivahe 69%. Mida selles olukorras teha ja mida saaks teha ennekõike riik, on üks väga lihtne lahendus, on kehtestada elektriaktsiisile maksulagi. Kuidas seda saaks teha, on see, et eurodirektiivis on juba mitmed aastad olemas soovitus kohelda energiaintensiivseid ettevõtteid teistest erinevalt ja rahvusvahelise konkurentsivõime tagamiseks rakendada kuni nullini vähendatud maksustamist. Siin on toodud näited, et kui palju maksavad elektriaktsiisi samas suuruses tööstusettevõtted teistes riikides. Me näeme, et Eesti on konkurentsitult esirinnas siin. Et me võime küll vaadata, et see on ainult 4,5 eurot megavatt-tunni kohta, aga tööstusettevõtte kulustruktuuris tähendab see suurusjärku 1 miljon eurot aastas. Milline võiks olla selle mõju siis riigile, on see, et see on toodud siin meie andmete näitel, et esmasel kehtestamisel oleks väike negatiivne mõju riigieelarvele. Kui meiesugune tehas saaks kasvatada oma tootmismahte 25% võrra, nagu on meie nõudlus, siis ainuüksi see kompenseeriks täielikult muude maksude kasvu näol selle negatiivse mõju. Kui Eestisse rajataks kas või 2 tööstusettevõtet juurde, suureneks positiivne mõju riigieelarvele enam kui 6 miljonit eurot otseselt, arvestades nagu seotud töötajate hulka oleks see pigem 30–50 miljonit eurot. Ja siin on toodud ka näited ekspordikäibe kasvuvõimalustest.
Et see oleks tühipaljas jutt, kuidas ta mõjutab investeerimisotsuseid, siis 2013 rajati tööstusinvesteering Austriasse. Seda ei tehtud Eestisse just nimelt selle tõttu, et Eesti energiatariif ei ole tööstusele konkurentsivõimeline. Ja võttes kokku selle aktsiisi teema, siis elektriaktsiisi maksulae kehtestamine, ta sisaldaks vähe riske ja mõju riigieelarvele. Seda oleks väga lihtne rakendada sellepärast, et eurodirektiivis on vastavad klauslid kõik olemas ja ta suurendaks Eesti tööstussektori efektiivsust. Ja kokkuvõttes tahaks ma öelda, et konkurentsivõimelise tööstussektori tagamisega suudaks me finantseerida kõiki neid eelnimetatud ideid, mis siin oli, ehk haridust, meditsiini ja nii edasi. Aitäh!